tere, armas Eesti rahvas! Kõlas Martin Luteri koraal Meil tuleb abi Jumalast. Esimesel laulupeol kõlasid kõik laulud eesti keeles. Martin Luther lauakõned. Muusika on Jumala and. Muusika on suurim, tõesti jumalik kingitus. Keda aga muusika ei puuduta, need on mu meelest väga sarnased kändudele ja kividele. Teame ju, et muusika on kuradile vastik ja talumatu ja kurat ei kannata muusika harjutamist. Seepärast arvan kindlalt, ega häbene kinnitada, et pärast teoloogiat pole ühtegi distsipliini
mis oleks võrreldav muusikaga. Tere, armas Eesti rahvas! Nii kõlas Postimehe esimene teretamine Johann Voldemar Jannsenilt, eestluse äratajalt ja Eesti ajakirjanduse isalt, kes sündis 16. mail 1819, 40 päeva pärast Eesti rahva priiuse väljakuulutamist, seega vabana. Villem Reimann on Jannseni kohta öelnud: sihiajaja ja rajaraiuja, kivikaaluja ja kännujuurija, söödikündja, kütiselooja, seemnekülvaja ja orasekastja, Eesti rahva õpetaja. Baltisakslased on Jannseni kohta öelnud noor eestlane. Malle Salupere on Jannseni kohta öelnud mitmehäälse Eesti koorilaulu pioneer ja Vello Salo laulev revolutsioon sündis Tartus 1869. aasta laulupeol, mille tegi teoks Johann Voldemar Jannsen. Esimene laulupidu, Liivimaa talurahva pärisorjusest vabastamise 50. aasta juubeli ja tänulaulupidu 18. 20. juunini 1869 Tartus. Eestvedajad Johann Voldemar Jannsen ja Liidia Koidula. Esimesel laulupeol kõlasid kõik laulud eesti keeles. Ometi. Issandat kiitke kõik paganad, issandat kiitke kõik paganad, issandat kiitke, issandat kiitke, issandat kiitke kõik paganad. Issandat kiitke kõik paganad, issandat kiitke kõik paganad, issandat kiitke, issandat kiitke, issandat kiitke, issandat kiitke kõik paganad. Kiitke teda kõik rahvas, kiitke teda kõik rahvas, kiitke teda kõik rahvas, kiitke teda kõik rahvas. Issandat kiitke kõik paganad, kiitke nüüd teda kõik rahvas. Sest tema ellus ja tõde, sest tema ellus ja tõde, seisab meie peal, seisab meie peal, see seisab meie peal, kuni igavest ja igavest, sest tema ellus ja tõde, sest tema ellus ja tõde, seisab meie peal, seisab meie peal, tema ellus, tema tõde, seisab meie peal ju igavest, ju igavest, ju igavest. Issandat kiitke kõik paganad, issandat kiitke kõik
halleluuja, issandat kiitke kõik rahvast. Issandat kiitke kõik paganad, issandat kiitke kõik paganad, halleluuja, 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 issandat kiitke kõik rahvast. Kõlas issandat kiitke kõik paganad. Helilooja Friedrich Brenner, Tartu Ülikooli muusikadirektor ja Tartu muusikaelu eestvedaja, kelle õpilaste hulgas on Väegvere pasunakoori juhataja David Otto Virkhaus ja hilisem Tartu muusikaelu hing, helilooja Aleksander Läte. Esimesel laulupeol kõlasid nii Vene keisri hümn kui tulevane Eesti hümn. Esimesel laulupeol kõlasid kõik laulud eesti keeles. Jumal keisrit kaitse sa. Muusika Aleksei Lvov, tekst Vassili Žukovski, tõlge Johann Voldemar Jansen, Keisrilaul. Kehva vene keele oskusega eestlaste jaoks tekitas hümni venekeelsete sõnade kõla pooleldi jaburaid seoseid emakeelega. Nii sündisidki järgmised keelekõlalised paroodiad. Bože tsar ja hrani, сильной державы, poisid sõid rähna, silmad ja kõrvad. Kõige levinum variant. Tormakandis lauldi, poisid seal rähklevad, vägevalt võimsalt. Ja baltisakslased laulsid Bosche verkratzt mich nicht. Bosche, ära kratsi mind. Laulu Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, helilooja Fredrik Pacius, Soome muusika isa, sündis Saksamaal, tegi endale muusikuna nime Rootsis ja kujunes Soomes Helsingi ülikooli muusikadirektorina lugupeetud meheks.
Meeskoorilaul Mu isamaa, mu õnn ja rõõm valmis üliõpilaspidustuste tarvis aastal 1848. Laulu eestikeelne tekst pärineb Jansenilt, kes kasutas eestindamisel reaalust saksakeelset tõlget O unser Land, Finnish Heimatland, mille mõni aasta enne laulupidu oli teinud tema tütar Liid ja soomlaselt Julius Kroonilt saadud Maamme soomekeelsest tekstist Oi maamme, Soome sünnyin maa. Julius Kroon omakorda oli teksti tõlkinud, nagu hiljem ka Paavo Kajander, soomerootslase Karl Ludwig Runebergi luuletuse Voortland järgi, Voortland, Voortland, Voortfosterland. Runebergi omakorda oli innustust saanud ungarlaste ehk madjarite tollaja kuulsaima luuletaja Vörösmarty Michali luuletusest Üleskutse, Sosat, Hasatnak, Rendületlenül, Legihiv o Madjar. Pacius, Vörösmarty, Runebergi, Kroon, Kajander, Koidula, Jansen, Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial tead, see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka. Oi sa, mu isamaa, sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, kallis isamaa. Sa üle Jumal valvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siia ette võtab, mu kallis isamaa. Kunileid ja Koidula. Mõlemad on kunstniku nimed. Mõlema ristisaks on Karl Robert Jakobson. Kunileid, otsi kuni leiad, Koidula, Koidulaulik. Liid ja Koidula oli Janseni kõrval end varjava ööbiku kombel ärkamisaja kõigi oluliste ettevõtmiste üks käivitaja ja eestvedaja. Eesti esimene naisluuletaja ja ajakirjanik, Eesti teatrikunsti ema. Noor Simse seminari õpetaja Aleksander Kunileid harmoniseeris 2 Soome rahvalaulu, millele leidis sobilikud luuleread Koidulauliku loomingust. Nii sündisid 2 algupärast Eesti koorilaulu. Mina seisan korgi alla vuorella, viheräiso ja laksoja. Näin minä laivan seilavan, 3 kreiviä laivalla. Sind surmani ja mu isamaa on minu arm. Paremp on olla tyttönä, kun olla toisen orja. Tuulia illan lai 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 lai, tuulia illan laila. Sydän annut maa sulla.
Esimesel laulupeol kõlasid kõik laulud eesti keeles. Esimesel laulupeol pidas oma ajaloolise kõne Jakob Hurt, millest sai programm kogu rahvuslikule liikumisele. Nii said kõned laulupidude lahutamatuks osaks. Pärast laulupidu kirjutas Koidula oma kirjas Kreutzwaldile: mida ka kadedad keeled ja suled ei sisistaks, see oli siiski Eesti pidu. Elagu üksmeel, mis on meie elanikkonnale ehteks. Ja Ungari keeleteadlane, peokülaline Paul Hunfalvi märkis oma reisipäevikusse: haaravamat laulmist, kui see oli, pole ma iialgi kuskil kuulnud. Sellega võrreldes on isegi suurepärane ooper ainult komöödia. Esimese laulupeo vaimustusest said tõuke eestikeelne teater, Eesti üliõpilasselts, Aleksandri kooli liikumine, Eesti kirjameeste selts, põllumeeste karskus ning pritsimeeste seltsid, mängu- ja lauluseltsid. Kohe pärast esimest pidu hakati organiseerima teist laulupidu. Ometi saadi luba alles 10 aasta pärast, aastal 1879. Meie kontserdi muusikavaliku alus on esimest korda laulupeol. Lükime ajateljele Eesti luuletajate ja heliloojate laulupeoga märgitud loomingut. Koore juhatavad Lauri Preede, Kuno Kerge, Kalev Lindal, Priit Sonn, Lilian Kaiv, Küllike Joosing. Teine laulupidu 1879 Tartus. Üksikkooride esinemised ja võistulaulmine toimus Vanemuise seltsi aias, kus me praegu ka viibime. Eestvedaja Hugo Treffner. Esimest korda laulupeol Karl August Hermann. Teise laulupeo peadirigent Karl August Hermann oli Leipzigi ülikooli doktorikraadiga lõpetanud keeleteadlane, ajakirjanik ja muusikategelane, kes kirjutas esimese eesti keele grammatika ja pani aluse eestikeelsele keeleteaduse terminoloogiale. Hermann on loonud sõnu ka muusikaterminoloogias. Avamäng, kolmkõla, heliredel, helilooja, laulik. Hermanni koostatud oli teise laulupeol laulik, ta oli mitmete peol kõlanud lugude helilooja. Sõnad ja muusika Karl August Hermann, Eesti laul, nagu maru müraga. Vaimustatud vagadus, laulu tunnistus, nagu maru. Nagu maru müraga, Eesti laul on laksusa, nagu maasun lauguta, äkis kõiki jätkama. Kutsu kokku korrades, uueks eluks une sees, vapasta meid vaimuga, vaba ja aimuga. Eesti mees!
vaimustatud vajadus, minu laulud unnistus. Vaimustatud vajadus, minu laulud unnistus. Karl August Hermanni loodud on ka sõnad tiibklaver, metsasarv, keelpill, löökpill, puhkpill. Esimest korda laulupeol iseseisva liigina puhkpillid ehk pasunakoorid. Lugu, mis kõlama hakkab, pärineb küll hilisemast ajast, aga selle on kirjutanud Adalbert Virkhaus, David Otto Virkhausi poeg. Esineb Väekvere pasunakoor, kelle võimsa mängu järel esimesel laulupeol esines pastor Körber improviseeritud kõnega. Ei, see nimi pole mitte Väekvere, vaid Vägev veri. Vägev veri, priiveri paneb need pasunad hüüdma ilusasti, toredasti, nagu viimse päeva pasunaid. Adalbert Virkhausi marss Jumalaga. Kolmas laulupidu toimus juba järgmisel aastal, 1880. Pidu peeti esimest korda Tallinnas. Peo eestvedaja oli rahvusliku liikumise tegelane arst Heinrich Rosenthal, Johann Voldemar Jannseni väimees. Lipumees rongi ees, lehvitagu lippu käes, lauldes rõõmuradasi, Eesti pojad edasi. Paljude peol lehvinud lippude seast püüdis pilku Maardu rannakoor oma lipuga, mille värvid oli kokku seadnud Johann Köhler. Need olid sinine, must ja roheline ja neid hakati pidama Eesti rahvuslisteks värvideks. Sinise taeva all, musta kuue sees,
kõnnib põllumees rohelise maa peal. Esimest korda laulupeol Johannes Kappel, sel hetkel veel Peterburi konservatooriumi oreliklassi üliõpilane, kellest järgmisel aastal saab esimene Peterburi konservatooriumi lõpetanud eestlane. Johannes Kappel, Ööbik. Helilooja pühendas selle laulu sõnade autorile Liidia Koidulale. Esimest korda laulupeol Mihkel Veske, esimene kõrgharidusega eesti keeleteadlane, Leipzigi ülikooli doktorikraadiga lõpetanu, kes juhtis tähelepanu, et eesti keeles on 3 pikkuse ja kõvaduse järku. Seega tõi keeleteadusesse 3. välte mõiste. Karl August Hermann Mihkel Veske. Ilus oled, Isamaa.
3. ja 4. laulupeo vahele jääb 11 aastat ja palju olulisi sündmusi. Aastal 1881 valitakse Tartus Eesti Üliõpilasseltsi värvideks sinine, must ja valge. 1883 avab Hugo Treffner Tartus oma kooli. 1884 õnnistatakse Otepääl sinimustvalge lipp. Lipumees rongi ees, lehvitagu lippu käes, laulgem rõõmuradasi, Eesti pojad edasi. 1885 hakkab Tartus Karl August Hermanni väljaandel ilmuma Eesti esimene muusikakuukiri, laulu- ja mänguleht. Samal aastal algab jõuline venestamine. Ometi süngele venestamisele vaatamata on 4. laulupeol 1891. aastal pooled laulud Eesti heliloojatelt ja kõik laulud jätkuvalt eesti keeles. 4. laulupidu 1891 Tartu. Eestvedajad Eesti Kirjameeste Selts ja Tartu Käsitööliste Avitamise Selts. Esimest korda peo president eestlane Johann Köhler. Esimest korda peol kõlakoda. Esimest korda on peoplats eestlaste endi oma, mitte sakstelt laenatud. Selleks on Eesti Kirjameeste Seltsi aed. Tehakse esimene teadaolev fotopeost ja esimest korda peol segakoorid. Esimest korda laulupeol Aleksander Tomson, Tartu Ülikoolis matemaatikat õppinud Simse seminari kasvandik. Aitäh, Janis Simse, Läti muusik ja pedagoog, kes rajasid 1839. aastal köstrite ja kihelkonna koolmeistrite seminari ehk Simse seminari, mille lõpetajad hakkasid üle maa asutama laulukoore. Simse seminar on Eesti laulupidude puukool. Selle on lõpetanud üle 100 eestlase. Aleksander Tomson, sõnad rahvaluulest. Kannel.
esimest korda laulupeol Miina Härma, Peterburi konservatooriumi kasvandik, kelle kohta Gustav Ernesaks on öelnud: oli vaja Miina Härmat, kes populariseeris koorilaulu ja laiendas külvipinda. Järgnevatel heliloojatel oli juba kergem kobestatud pinnal kasvatada nõudlikumaid taimi. Esimest korda laulupeol Friedrich Reinhold Kreutzwald. Kreutzwald kirjutas Kalevipoja mälestusmärgiks hääbuvale Eesti rahvale. Ometi. Kui Kreutzwald poleks Kalevipojaga kirjutanud, siis me tõenäoliselt ei räägiks praegu eesti keeles. Kreutzwald seadustas Kalevipojaga eesti keele. Miina Härma, Friedrich Reinhold Kreutzwald, enne ja nüüd. Jõuline venestamine jätkub. Aastal 1893 nimetatakse Tartu ümber Jurjeviks. Samal aastal suletakse Eesti Kirjameeste Selts. Ometi peod on jätkuvalt eestikeelsed. 5. laulupidu 1894 Tartu. Eestvedaja Heinrich Koppel, abiks Karl August Hermann ja Jaan Tõnisson.
75 aastat pärisorjusest vabastamisest. Pidu toimus Ressursiaias, samas kohas, kus esimene laulupidu. Kuigi sinimustvalge lipp oli 10 aastat tagasi õnnistatud, ei olnud seda avalikult luba kasutada. Ometi ilmus Suure-Jaani koor laulupeole sinimustvalgete lippudega. Peo korrapidajad, Eesti üliõpilased, ehtisid ka lauluväljaku sinimustvalgete lintidega. Heinrich Rosenthal kirjutab oma mälestustes. Suurte rahvuslike pidude korraldamiseks ei vajatud enam võõrast juhatust ega abi. Haritud rahvuskaaslaste arv, kellele võis usaldada suuremate ürituste juhtimist ning korraldamist, oli piisav. Seda 5. laulupidu võib seepärast pidada märkimisväärseks teetähiseks rahva kultuuriloos. Esimest korda laulupeol Konstantin Türmpu. Konstantin Türmpu asutatud on Meestelaulu Selts 1916 ja Eesti Lauljate Liit 1921, praegune kooriühing. Esimest korda laulupeol Anna Haava. Anna Haava, Eesti heliloojate lemmikuid. Konstantin Türmpu, Anna Haava, õhtul. Oma aja Tartu muusikaelu hing Aleksander Läte, helilooja, kooride ja sümfooniaorkestri asutaja, oli poisikesena käinud koos vanematega esimesel laulupeol. 10 aastat hiljem, kui noor Läte sai kätte Tsimse seminari küpsustunnistuse, ei jäänud ta lõpupeole, vaid istus sel samal õhtul Valgas rongi peale ja sõitis Tartusse teisele laulupeole. Läte on avaldanud uurimuse kooritööst pealkirjaga Viipur, kus ta pakub selles välja muusikaalaseid uudissõnu. Viipamine, taktilöömine, vibu, taktikepp, viipur, koorijuht, viibutar, naiskoorijuht, pillerkaar, naljasisuline segapidu ja pilgar, laulupidu. Martin Lipp, Eesti vaimulik, luuletaja ja harrastusajaloolane, kes pani aluse Eesti suguvõsade uurimisele oma 2 monograafiaga maasingute ja karellide suguvõsadest. Aleksander Läte, Martin Lipp, Oh kallis, kaunis Põhjala. Kus Põhjala
6. laulupidu 1896. Eestvedajad Estonia ja Lootuse seltsid. Siit alates jäävad peod Tallinna. Peokõne pidas Jakob Hurt. Sajandi lõpu jõulise venestamise ajas oskas Hurt oma kõnes kasukat pesta, seda märjaks tegemata. Jakob Hurda kõne laulupeo 7 tähendusest. Esiteks ja kõigepealt on meie pidu riigipüha, keiserlikkude majesteetide kroonimise mälestuseks. Teiseks, meie pidu on laulupüha. Eestlased, laul ja rahvas on oma elu kätkist hauani lauluga ehtinud. Kolmandaks, see pidu on rahvapüha. Töötegijad ja vaevanägijad tulevad piduriietes oma suguvendade seltsi. Neljandaks, pidu on ka sõpruse püha. Ustav sõber on elu rohi. Viiendaks, meie pidu on kõnede püha. Kõnede ja laulude ühendamine on Eesti iseloomust välja kasvanud ja see iseloom on vana. Kuuendaks, pidu on tähtjas looduse püha. Täna on pööripäev ja täna tõepoolest ongi muideks pööripäev. Seitsmendaks ja viimaseks on see pidu Jumala püha. Täna on pühapäev. See päev on niisama vana kui maailm. David Otto Virkhaus, Oh tõuse laul.
Järgmise peoni jääb pikim vahe pidude ajaloos. 14 aastat. Selle ajavahe sees. Aastal 1896 läheb Postimees noorte rahvuslaste kätte. Need mehed on Jaan Tõnisson, Rudolf Kallas, Villem Reimann, Heinrich Koppel. Algab Tartu renessanss. 1897 rajab lätlane Rudolf Kriiving Tartus muusikakooli, mis on oluline sündmus, arvestades, et Simse seminar on suletud. Aastal 1900 asutatakse Tartus Aleksander Läte eestvedamisel esimene Eesti sümfooniaorkester. 1903 asutab Ants Laikmaa kunstikooli Tallinnas. 1904 asutab Kristjan Raud kunstikooli Tartus. Samal aastal algatab Oskar Kallas ülemaalise rahvalaulude kogumise, viise kirjutavad üles Peterburi konservatooriumi kasvandikud. 1905 ilmub Noor Eesti esimeses albumis Gustav Suitsu üleskutse Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks. 1906 avatakse Tartus Vanemuise teatrimaja, Eesti kutselise teatri nurgakivi ja esimene eestikeelne keskkool, praegune Miina Härma gümnaasium. 1909 asutatakse Tartus Eesti Rahva Muuseum. 7. laulupidu 1910 Tallinn. Eestvedaja Estonia selts. Pannakse Estonia teatri nurgakivi. Esimest korda on peol lastekoorid. Esimest korda on kõik laulud Eesti autoritelt, välja arvatud 2 lastekoori laulu. Lage linnaäärne plats, kus laulupidu toimub, ehitatakse pärast pidu linna laiendades maju täis. Ühe sealse tänava nimeks saab Laulupeo tänav. Ja nüüd noppeid kirjadest, mis tolleaegsed inimesed üksteisele laulupeo eelsel nädalal saatsid. Kallis Iida, kas sa ka tead, meie koor ja Altmäe koor minna ühte majasse korterisse. Poisid üles teise korra peale, meie jälle alla. Süda päris peksab sees. Sinu Anette. Armas sõber, kurat võtaks seda laulupidu. Tead, Toomas, ta on mulle juba 150 rublu kulu teinud, aga siin on kõik nagu vanapagana task. Põhja ei ole all. Vanaid tahab ju ise ka minna. Ja mõtle, ajab teine uut halli kostüümi peale. Tütred lanivad ja teevad pai. Otse habeme on paledelt ära kulutanud. Kui sa mulle saaksid 20 rubla augustikuuks laenata, oleks väga hea. Sinu tuttav Mart Nõges. Kallis Helmi, kuule, ma olen üsna meelt ära heitmas. Tead, mis seateo Möldri Minni tegi? Ta käis linnas ja ma tellin teda. Too mulle Reseda lõhnaõli. Ta unustanud ära ja toonud midagi, aga see ei ole Reseda. Ja Artur just ütles mulle ükskord, et Reseda kõige parem on. Ole nii hea ja osta sa mulle see Reseda õli valmis. Kellel see seal peol enam aega on? Jumala pärast. Reseda õli. Sinu suudleja Frida. Esimest korda laulupeol Mart Saar, sel hetkel veel Peterburi konservatooriumi kompositsiooniõpilane. Peterburist saadud haridus ja sünnist saati rahvamuusika sees kasvamine võimaldas Saarel sobitada rahvamuusikat modernse helikeelega. Mart Saare kirjast Peeter Südale. Rahvaviisid käsile, nendega pääle ja pärastpoole selles vaimus edasi. Mart Saar, sõnad rahvaluulest, meie elu. Ei mina teada muud kui seda, mis mina nägin silmaga.
esimest korda laulupeol Artur Kapp. Helilooja, dirigent, pedagoog Artur Kapp jäi pärast Peterburi konservatooriumi lõpetamist Venemaale ja juhtis muuhulgas 16 aastat Astrahani linna muusikaelu. Vastloodud Eesti Vabariik esitas kohe pärast Tartu rahu sõlmimist Kapile kutse kodumaale tagasi pöörduda ja oma annet Eesti muusika hüvanguks rakendama hakata. Esimest korda laulupeol Ado Reinvald, boheemlasest talupoeg ja rahvalik Viljandi laulik, kelle loominguline puhang vallandus 1869. aasta laulupeo mõjul. Artur Kapp, Ado Reinvald, Palumine. Esimest korda laulupeol Rudolf Tobias, Eesti professionaalse muusika suur esimene. Esimene helilooja paberitega konservatooriumi lõpetanu, kes kirjutas Eesti muusika esimese sümfoonilise teose, esimese vokaalsümfoonilise suurvormi, esimese instrumentaalkontserti, esimese keelpillikvarteti, esimese oratooriumi ja oli esimene helilooja, kellele rahva rahaga püstitati mälestussammas. Suuri asju tahta, see rahuldab, oli Rudolf Tobiase mõtlemise, elu ja loomingu lipukiri. Suured tõed olid tema jaoks Piiblis ja Kalevipojas, mida ta abikaasa sõnul tundunud väga hästi ning hoidnud mõlemat magadeski padja all. Esimest korda laulupeol
Gustav Suits kirjutas luuletuse Noored sepad Helsingi ülikooli üliõpilasena aasta enne Noor Eesti esimese albumi ilmumist. Rudolf Tobias, Gustav Suits, Noored sepad. Laul mõjus oma kaasaegsetele vapustavalt. Eesti muusikategelane ja koorijuht Leenart Neumann. Tobias tuli ja tagus oma noorte seppade Sforzando vasarate löökidega puruks ja pihuks tagurlise saksikuse, juba meile luusse ja lihasse imbunud, meie hingele aga võõraste helide ahelad. aasta Päevaleht avaldas pärast laulupidu Rudolf Tobiase artikli Ja ometigi nurgakivi, kus Tobias Estonia maja ootuses kirjutab. Aeg ei ole kaugel, kus tõesti siin omale metropoli saame. Alles siis näeme, kas mööda läinud laulupeol ajalooline tempel peale vajutatud sai või mitte. Seniks jälle nägemiseni Estonia hoone avamisel. Gustav Suits, lõpp ja algus. Kas tunnete? Väriseb maa. Kas kuulete? Kisendab veri. Nüüd tuleb kas ei või jaa. Nüüd on kallastest tõusnud meri. Olge valmis. Me seisame kahe riigi väraval. See üks on pimedus ja teine valgus. Me noored ootame pilgul säraval. Nüüd see ligineb. Lõpp ja algus. Viimaks ometi. Koore juhatasid Lauri Preede, Kuno Kerge, Kalev Lindal, Priit Sonn, Lilian Kaiv, Küllike Joosing.
ja nüüd kõik koos teisele ajastu kontserdile Raadi angaari. Eesti pojad edasi, astkem oma radasi, laulgem rõõmuloojale, piidupäeva toojale. Lipumees rongi ees, lehvitagu lippu käes, laulgem rõõmuradasi, Eesti pojad edasi.